No nii, sarjast koduvideod voluum 2, esimene oli meil maski tutvustus ja nüüd on siis näopesuõli, mis on geeli kujul ja seda siis kasutatakse. Seda kasutavad kõik need, kes armastavad vett, aga kellel on väga kuiv nahk või kes kasutavad palju SPF-i või kasutavad palju meiki. Ehk et kallid inimesed, kui te olete alati tundnud, et teile ei sobi näopesuvahud, näopesukeelid, kõiksugu tooted, mille kasutamine hõlmab vett, siis nüüd on teile oma toode, sellepärast et selle suur õlisisaldus teeb näo ülipuhtaks, aga jätab sellega väga pehmeks ja absoluutselt ilma igasuguse kuivuse tundeta. Kõige huvitavam selle toote juures on siis minu jaoks see, et ta muudab tekstuuri. Näitan teile. Nagu näete, on siis tegu geeliga. Ja ta on hästi õline ja selline nagu rasvane ja mõnus. Naha soojusega, mida rohkem te emulgeerite, seda rohkem seda õli välja tulema hakkab. Nüüd, kas nägu on teil enne kuiv või te olete näo veega märjaks teinud, see on teie enda valik. Mina eelistan alati seda geeli panna kuivale näole. Võtan natuke veel juurde. Ja siis teen need liigutused siis läbi, et teil pärast kodus oleks endal lihtsam ja kergem. Nii. Niimoodi. Hästi põhjalikult. Mida ma pean ütlema on see, et kellel on kunstripsmed, siis teie ärge silmadele seda toodet kandke, sellepärast, et siin on 5 erinevat õli ja need siis võivad need ripsmed teil lahti sulatada, on ju. Nüüd, kellel on hästi tundlikud silmad või kellel sellel hetkel, kui ta võtab silmameiki maha, on läätsed silmad, siis teil võib olla see, et teil jääb kergelt selline udune tunne. Et see möödub ja kui see teid ei häiri, siis te ikkagi võite silmameiki eemaldada. Aga kui on midagi, millega te tunnete ennast ebamugavalt, siis kasutage seda lihtsalt ainult näole. Mis me hakkame tegema on siis see, et me järk-järgult lisame juurde vett. Nagu te näete, see vesi läks siis siin kohe selliseks piimjaks ja see ongi nüüd veega emulgeerides. Muutub siis see õline keel piimaks. Loomulikult kraanikausi juures on seda kõike tunduvalt õigem ja mõnusam teha. Nii. Silmad on juba enam-vähem puhtad. Nii. Ja nüüd kogu siis selle puhastusrituaali lõpu akord tuleb siis näopuhastusrätikuga, mis on siis selle tootega kaasas, karbis. Ja see on siis orgaanik puuvilja, orgaanik bambus. Ta on hästi pehme. Osad ütlevad, et miks te nii väikse rätiku tegite, aga sellepärast, et suurt rätikut on nii tüütu pesta. Ja selle rätikuga siis saab nüüd selle naha lõplikult puhtaks. Rätikuga on ülihea eemaldada ka kõiki koorijaid ja näomaske. Mis ma siis kodus lõpus teen on see, et ma pesen meie intiimpesukeeliga selle rätiku iga kord üle. Ja ta on väga vastupidav ja ta läheb ilusti puhtaks. Ja kes ikkagi natukene pelgab, siis võite aeg-ajalt panna pesumasinasse ka. Rätiku siis ma mõtlen. Nahk jääb ülisiidine ja sile ja natuke isegi liiga pehme. Ehk see võib tekitada selle tunde, et äkki mul ei ole kreemi enam vaja panna. Aga see on natuke petlik, et palun kasutage peale näo puhastamist kindlasti näovett. Siis kui te olete seerumi inimene, siis pange seerumit ja siis näokreemi. See toode, siis see näopesu õlikeel on meil välja töötatud absoluutselt iga naha jaoks.
Kõik, kellel on siis, kes kasutavad palju päiksekaitsekreemi, palju meiki, see on teile, kui teil on hästi kuiv nahk, siis see on super. Aga me testgrupis testisime seda siis ka probleemse naha ja viistrike ja akne korral ja ka nendele inimestele see toode väga hästi sobib. Et ma olen väga-väga excited ise. Septembris jõuab näopesukeel müügile ja ma loodan, et see saab kõigi lemmikuks, sest meie tiimi lemmik on ta juba ammu.